Tere hommikust, 3. K-klass. Täna kuulad juttu Ametid laevas. Kuula ja püüa jätta meelde, milliseid ametinimetusi sa kuulsid. Ametid laevas. Ühel päeval otsustasid lapsed laeva ehitada. Päike paistis ja lumi hakkas hästi kokku. Õhtuks oli suure laeva kere valmis. Laevaehitajatel jätkus tööd mitmeks päevaks. Kui laev valmis, lasti laevateki liugu ja mängiti niisama. Mardi koer kullas koos lastega. Laevakoer, mis laevakoer. Teisedki tahtsid endale laevasõiduks ameteid. Igaüks tõmbas loosi. Laeva mehaanikuks sai Bob. Tema hakkas lumepallidega laeva ahtris auke täitma. Kim sai endale kokaameti ja keetis vanas ämbris sulalumest putru. Kindlasti panid tähele ameteid, mehaanik ja kokk. Kuid laevas on veel ameteid. Kapten juhib laeva. Tüürimees teab, kuhu sõita. Mehaanik parandab laeva. Pootsman aitab laeval randuda. Madrus teeb kõiki töid ja kokk teeb süüa. Nüüd palun ava oma töövihik leheküljelt 51. Ülesanne number 5. Pane sõnad õigesse järjekorda ja esimene lause on: ühel päeval otsustasid lapsed laevareisi mängida. Kuula edasi. Tüürimees juhtis laeva autorooliga. Suur soolalast laaditi laevale. Madrused aitasid kokal maitsvat suppi keeta. Ülesanne number 6. Liigita sõnad sulghäälikute järgi õigesse rühma. Tuletame meelde, millised on lühikesed sulghäälikud, pikad sulghäälikud ja ülipikad sulghäälikud. Lühikesed sulghäälikud on G, B, D. Pikad sulghäälikud on K, P, T. Ülipikad sulghäälikud on topelt K, topelt P, topelt T. Esimene sõna on aken. Leiame siit sulghääliku ja kirjutame sõna õigesse kohta. Teine sõna on nuttis. Leiame siit sulghäälikud ja kirjutame sõna õigesse kohta. Edasi oskad sa ise. Kui oled valmis, värvi pilt. Head aega!